Tere sõbrad! Täna testime paati Finval 595 Fish Pro, mille südameks on 200 hobusline Mercury V6. Nagu alati, siis enne kliendile üleandmist me paneme paadi vette ja testime, kuidas see paat sõidab. Tihtipeale teed kõik ära töökäes nii nagu peab, aga midagi jääb natukene puudu, siis selle jaoks me testime paadi ära ja me saame kindlasti siis kliendile valmis toote üle anda. Täna siis on meil rõõm minna merele ja testida seda ägedat Finval 595, millel taga 200 hobusline Mercury V6. Vaatame, mis me kiiruseks saame ja saab olema lahe. Nii, siin on meil siis sinist värvi Finval 595. Tagatekil on meil lisaistme kinnitusalus, ridvahoidjad, lisatarvikute sahtel ning tagant tulevad siis jump seats ehk istmed hüppavad siis välja tagatekilt. Nii. Siin keskel on veel üks panipaik, kus tuleb meil välja tekituss. Ühendame tekitussiga kohe ära. Siit lülitame tekitussi sisse. Sellega saab siis paati pesta, kui on mingisugune augilima või mida iganes on peal. Selle pikkus on siis 7,5 meetrit ehk ta ulatab ilusti ka vööritekile. Päris see on kõrges survepump, et ta nagu peseb nagu ka aeg, mitte ei lase ainult vett peale. Teinekord otse veekogust võtab ise vett. Selles suhtes on mugav. Siia käib veesuusa mast, millega saab tõmmata siis veesuuska. Ruumi on siin päris normaalselt. Taga on veel sellised platvormid, lisaplatvormid. Nende seest tuleb siis välja redel. Redel tuleb siis ilusti välja. Saab ronida vette, käia ujumas. Mootorit keerab hüdrauliline roolisüsteem. Ning siit saab panna sisse kütust. Knaabid on lahti tulevad, kokku klapitavad, et kui kalastusliinid või midagi ei jääks siia vahele, eks. Nii, siis liigume edasi siit. Üks huvitav funktsioon on sellel paadil see, et siia alla on tehtud sellised vahed, kuhu saab oma jalad alla panna. Siin lähemale. Nii, ja siis on see, et kui sa siin kala viskad või ütleme, püüad kala, siis on tasakaal nagu päkkadega siin olemas, et saad siia vahele panna oma jalad, et selline huvitav funktsioon. Selle koha käib meil laud. Laud on meil eraldi panipaigas, nagu ka kõik teised asjad. Vaatame, siin on üks suur panipaik. Sellesse panipaika on üldiselt mõeldud panema mingisuguseid pikemaid asju, näiteks nagu tent, et siia mahuvad niisugused asjad ilusti ära koos raamiga. Nii, keskmine panipaik, suur sügav panipaik kalastusvarustusele, kalastuskastidele, kalastuskarpidele, landikarpidele, mida iganes. Siia mahub seda staffi väga palju. Siis võib-olla istmed on meil üles klapitavad selles mõttes, et on valida, kas istud kõrgemal asendis, kus sul on siis hea vaade üle tuuleklaasi. Näiteks sildumisel väga mõnus on püsti tõusta palju parem või siis paned alla ja siis saad olla ilusti tuuleklaasi taha varjatunud ning väga mugavalt. Nagu ka enne öeldud, siis Mercury 200 V6 mootor, millel on elektrooniline juhtimissüsteem. See tähendab seda, et käigugasid rossid puuduvad. Käigukang on hästi lihtne, 2 näpuga juhitav. Kogu see süsteem on siia pandud kliendi soovil ja vähemalt minu teada ei ole maailmas mitte ühtegi 595, millel oleks peal Webasto. Et siin on selline Webasto tehtud, et soe õhk
puhub nii klaasi peale kui ka alt jalgade peale. Pikendab oluliselt hooaega ja väga mõnus on vahest istuda soojendada ennast konsooli ääres. Plotteriks Humminbird Explorer 12, mis on ühendatud vöörimootoriga. Vöörimootoriks on Mingota Quest vöörimootor, mis läheb automaatselt ise sisse ja tuleb automaatselt ise välja. Varustatud on ta kõige uuema Mingota puldiga, millel on 1, 2 ja 3 programmeeritavat nuppu, kuhu saab vastavalt siis oma soovile programmeerida oma funktsioonid. Praegu on siin spot lock, ankuru funktsioon on GPS-koordinaadi järgi seadistatud. Stereo jaoks on meil Fusioni helisüsteem, 2 kõlarit on pandud konsoolide alla. Kogu paat on meil valgustatud tekivalgustusega, et oleks meeldiv siin kalapüüdega öistel kalapüükidel. Nii, kõik nupud on Finval 595-l varustatud siis sellise tänapäevase disainiga ning neid nimetatakse ka vandaalikindlateks, et neid ei saa kuidagi küljest ära lükata, ütleme tüüpiliste plastnuppude puhul on see teema. Siin on meil 3 voltmeetrit, mis näitavad 3 erinevat akupanka. Esimene on siis 24-voldine vöörimootor, mis töötab hetkel. Teine on siis lustiaku ehk tarbeaku, kuhu taha lähevad kõik lisaseadmed üldiselt. See samuti töötab. Ja siis on meil eraldi mootori jaoks oma aku, mis on siis alati ainult mootori käivituseks. Mercury Vesselview 403 kell, et siin on võimalik igasuguseid funktsioone panna. Ta näitab sulle kõike, ta näitab trimmi asendeid ja nii edasi, et siin ta on nagu väike diagnostikaseade ka mingil määral. Samuti on siin ka GPS peale sisse ehitatud, et ta näitab ka GPS järgi kiirust. Konsoolide keskele on paigaldatud telefonilaadja. Telefonil on alati oma koht, kus ta laeb ennast ja väga mugav on teda siit võtta ja kasutada. Ja, liikudes siia kõrvalistuja konsooli, siis on siin kindal aegas. Finvali poolt on ka siin kleepsu materjali natukene, kui kuskil tuleb mõni kriimustus, saab nagu ära parandada. Siin on päris normaalset ruumi. Siin samuti on Webasto soojenduse puhuja, USB pistik. Nagu näha, siis USB-C on ka olemas, mis tänapäeval väga vajalik asi. Ja loomulikult normaalne suur joogitopshoidja. Ja liigume nüüd vööritekile. Kõige esimene asi, kuhu me vaatame, on meil eluskala-mahuti. Eluskala-mahuti on päris suur ja plastiksisuga. Siin on veel üks suurem panipaik, kus on siis praegu antud hetkel laud ja siis transpordikate. Nii, siis siin on lisaistme kinnitus alus ja nagu näha, on siia ära peidetud siis akud. Siia poole vaadates siis on Victroni kaldavoolupistik. Ühe juhtme ühendusega on võimalik siis laadida kõik akud paadis. Mingota pistik, Mingota mootori massilüliti. Et kõik on oma koha peal. Nii, siin on meil lisavarustusena tellitavad sellised lisakonsoolide sisse ehitatud panipaigad. Neid saab ka sahtliga tellida, nagu tuleb siinide peal köögisahtel jookseb välja. Nii, siin on üks hästi sügav panipaik, kus on praegu see kate on ees. Nii, siin on nüüd siis kaldavoolu pistik või juhe, tähendab kaldavoolu laadimisjuhe. Ja siinpool siis näeb tehnilisi asju, et siin on siis pumbad, aeraatoripumbad on olemas Webasto gaasitoru, heitegaaside toru ja siit vaatab meile veel vastu üks valge asi. Mis see on? See on GPS-antenn. Nii, vaatame meie kõigi lemmikute boksi. Selle nimi on ritvaboks. Nii, siia on meil võimalik panna 6 ritva. Siin on väike spikker ka olemas. 2,75 meetrit võivad on tulla pikad siis. Siia on väikene salakas. Saab panna veel landikarpe. Ja siin on ka üks salasahtel, kuhu on võimalik panna erinevat varustust.
nagu sa näed, siis on jänesed on peal, neid nimetatakse jänesteks, kes seal peal on. No, vahest viskab mõne lamba ka sisse, aga üldiselt on jänesed praegu veel. Ja see on siuke meetrine laine, et ega siukse lainega ei ole nagu üldiselt kõige meeldivam sõita, eriti lõppkiirust proovida. No vaatame, mis me teha saame. Käisime nüüd merel ja vaatasime seda olukorda seal. Teema on selline, et paat tõuseb õhku lihtsalt ja hüpped tulevad liiga suured, et lõppkiirust siin täna me katsetada ei saa. Aga teeme seda järgmine kord. Tere sõbrad! Oleme taas Kakumäe Haameni sadamas ja täna on nüüd 3. oktoober, et lõpuks leidsid kõik osapooled siis aega ja tahtmist ja lõpuks on siin selline ilm ka, kus jänesid peal ei ole. Ja lähme vaatame, mis see paat siis teha suudab, et oleme teinud mõned modifikatsioonid, siis tõstnud mootorid 2 astme võrra ülesse ja pannud ka amordiga istme pedestalid juurde, et peaks olema kõik hästi, et kiiresti sõita. Lähme vaatame. Nii, proovisime siis lõppkiirust ja saime maksimaalseks kiiruseks 88 kilomeetrit tunnis. Pööretel siis 5630 olid maksimaalsed pöörded, mida nägin kella peal. See tähendab seda, et me saame liikuda 1 sõurruvi sammu võrra allapoole ja sellega veel lõppkiirust juurde, et see testimine ei jää viimaseks. Kui sulle meeldis see video, siis pane meile subscribe ja like. Kui sa soovid oma meretehnikat hooldada, siis vaata kodulehele www.boat-service.ee ja tule meile hooldusesse. Või kui sa soovid osta uut paati, siis tule istume maha ja vaatame, mis on sinu vajadused.